et lootus on hästi oluline, see unistamine, see soovimine, see desire või see passion või see kirg või see tuli, mis su sees on, et on lootus, et see ikkagi läheb tööle, on lootus, et ma saan sellega hakkama, on uske, on tegelikult teine sõna, mida võiks öelda, lootus ja usk käivad käsikäes, et on usku iseendasse, usku sellesse ettevõtmisesse, sellesse projekti ja siis see läheb käima. Kui hakkab lootus ja usk ära kaduma, siis hakkad ka sina vajuma ja ära kaduma. Ja seda olen ka mina kogenud enda elus väga tugevalt ja ma usun ka sina, et kui on madalamad hetked emotsionaalselt ja vaimselt, mida on mul viimasel ajal väga palju, siis ma pean tunnistama, et kogu selle depressiivsuse ja sellise tohutu ärevuse ja stressi taustal ja tegelikult tohutu kurbus ja selline elu suhtes nagu selline apaatsus, mida ma tegelikult igapäevaselt tunnen ja võib-olla välja ei näita alati podcastides, aga ma usun, et kes on olnud tähelepanelikum, tegelikult näeb mind kõrvalt, et ma olen muutunud viimase aastaga võib-olla kurvemaks. Ja see ei ole kuidagi see koht, et nüüd tunne mulle kaasa või kirjuta, aga lihtsalt ma näen seda ja jagan sinuga, et ma tunnen, ma olen nagu lootus kaotamas ja ma olen täna 34, ma sain augustis 34 aastaseks ja ma tunnen, et nagu, et elu on läbi ja ma oleks nagu elus nagu kaotanud ja see tegelikult on nagu valus ja murrab mu südant mingites hetkedes. Nii et minu tungisoovitus on, et hoia enda lootust üleval, sest et kui lootus ja usk hakkavad kaduma, siis hakkad ka sina kaduma ja sealt enam väljapääsu. Ma ei saa öelda, et ei oleks, aga see on kindlasti keeruline üles tulemine.